Hunt hüppas põõsa tagant välja ja astus reipal sammul teekäija juurde. Mis sa siin kõnnid keset ohtlikku metsa? Pole sul püssi ega kaaslast. Õige julge oled. Arvasid, et ehk on õnne. Ei pruugi olla, tead. Võib hoopis juhtuda, et sikutan su nüüd padrikusse. Kutsun sõbrad kokku, kisume su lõhki ja jagame omavahel ära. Minul ja õnne, imestas teekäija hundi arvamise peale. Hea meelega annan hoopis oma murekoorma teile omavahel jagada. See oleks suur kergendus, lisas teekäija, ohkas ning tema silmadest võis lugeda osavõtmatust ja ükskõiksust. Et sina tulid siia metsa oma muret peitma. Tahad siin kõik oma süngete mõtete ja pahurate sajatustega ära mürgitada. See ei ole mitte hea mõte. Mets jäägu puutumata. Pole vaja, et keegi siia oma mürgist ja pahaks läinud energiat kokku kuhjaks. Ja mis sinu probleem siis on? Mis asja sina kõnnid peakurbusest paks ja musti mõtteid täis? Hunt, sinust nüüd küll mingit abi ei ole. Ei tea sina midagi inimeste hädadest ja nende tundmises oled sa võhik. Mis kasu mul sellest peaks olema, kui hakkan sulle kurtma, et ei ole mind puudutanud armastus ega pärjanud edu. Ei ole külastanud mind õnn ega hoia minu kätt rõõm. Ainult sein on minu tee peal ees ja nihutada mina seda ei oska. Koledasti krussi oled sa oma elu elanud, teeline. Ime, et sa sellise koormaga üldse veel suudad käia, ütles hunt ja seletas edasi. Kas sa ulguda oled proovinud? Nii nagu meie, hundid, seda vahest mitmel erineval põhjusel teeme. Sellest võib sinulgi kasu olla. Ulguda? Ole nüüd mõistlik hallikandja. Millist tolku on minul ulgumisest? Viimati tahad veel, et ma teen seda öösel ja kuupaistel. Ära sina pauguta midagi, teekäija. Sa pole ilmselt kunagi proovinudki. Aga proovi. Üks korralik peatäis ulgumist kergendab alati koormat. Ulud välja selle kurja halli puntra, mis su peas laiutab ja podiseb nagu suur lämmatav mürgipilv. Ulgumine aitab pilved pisarateks lahustada, mis mööda sinu roosasid põski kenasti maha voolavad. Ja kui ulgumise ajal tekib lootusetuse tunne, siis ulud veel, täie jõuga ulud, kuni oled ennast tühjaks ja kergeks ulgunud. Ja kui sa niimoodi juba mitu korda oled ulgunud, võib selle hädapilve kõrvale ruumi tekkida ja sinna saab ennast istutada armastuse seeme. Alguses natuke armastust enda vastu, aga hiljem võib sellest kasvada juba väike armastuse puu, mille oksad otsivalt ringi vaatavad. Kõneles hunt teekäija kõrval kõmpides ja oma enda teadmisi nautides. Ulgumist pole ma tõesti kunagi proovinud, ütles teekäija ning jäi seisma. Aga kui aus olla, siis neid kordi on olnud küll, kui on tekkinud vastupandamatu soov ulguda. Ulguda nii, et rind rappub. Ning ta jäi sellise näoga hunti vaatama, nagu oleks ta taibanud midagi enneolematut. Tubli oled, teekäija, saad aru küll. Aga ulgumisest üksi on vähe. Midagi tuleb veel osata.
ütles hunt põlevate silmadega ja tähendusrikka näoga teelise kõrval edasi lonkides. Mida siis veel on vaja teada ja osata? Küsis teekäija ning jäi uuesti seisma. Murda. Sa pead julgema ja oskama murda, kallis teekäija. Murda, imestas teeline. Olen oma pead juba nii palju murdnud, et polegi siin rohkem enam midagi murda. Aga sellest murdmisest pole mingisugust kasu olnud, ütles teeline ja tundis, kuidas ta tahaks kõva häälega ulguda. Rumal teeline. Pead ei pea nii palju murdama, muidu võib see tõesti ära murduda ja sind vaadates ei ole see hetk enam kaugel, irvitas hunt ja tundis hea meelt. Ja mida sina siis murrad? Küsis teeline kahtlustavalt hundile silma vaadates. Mina murran lambaid ja sinusuguseid nõrkasid, kellest enam mingit tolku pole, ütles hunt ja tundis, kuidas ta hea meelega selle õnnetu teekäija maha murraks. Mismoodi oleks minul kasu lammaste murdmisest? Mida see mulle annab? Selleks ei ole mul mingisugust vajadust. Pealegi ma ei oska murda. Ma võin küll oksa murda, et sulle üle koonu anda või siis lille, et see kallimale kinkida, ütles teeline ja istus kivi peale. Päris kõike sa veel ei mõista, ütles hunt, istus teekäija ette maha ning kõigutas rahulolevalt oma saba. Ta oli aru saanud, et teeline, kes alles natuke aega tagasi hundi jutust veel midagi ei arvanud, istus nüüd kivi peal tema ees ja oli kohe-kohe ulguma puhkemas. Sina, teekäija, ei peagi lambaid murdma. Hoopis tööd peaksid sa murdma lisaks pea murdmisele. Ja kui sa neid targalt ja oskuslikult murrad, siis ehk saabubki päev, kus võid oma kallimale lille murda, ütles hunt, tõusis püsti ning astus sammukese teekäijale lähemale. Aga sinust, vaene teekäija, ei ole ühe ega teise murdjat. Seega murran mina hoopis sinu ja jagan oma sõpradega. Muret sinus küll on, aga meie proovime sellepärast mitte muretseda, lisas hunt, paljastas oma kihvad ja ajas koonu üles. Nüüd hüppas teekäija püsti, haaras samal ajal maast malaka, tõstis selle löögivalmilt õhku ja ütles hundile. Tead, vatikandja, mine nüüd ulgudes oma teed, kui sa ei taha, et sul hambad murran. Mina tean nüüd, kuidas ulun oma ulgumised ja murran oma mured. Ära mine ägedaks, teekäija, ütles hunt, lonkis eemale ning kadus tihnikusse. Kas ma pidin ikka nii palju seletama, õpetama ja kaasa tundma, arutles hunt endamisi. Kohe oleksin pidanud selle õnnetu maha murdma ja metsa lohistama. Nüüd ma siin istun, kõht tühi ja murran pead. Ta jälgis taevasse tõusvat kuud ja tundis, kuidas tal tekkis vastupandamatu soov ulguda.